No, Kuru. Hopsti, kuule. Sa oled lustiline. Kuule, korjame aprikoosid ära. No tere taas. No ei ole mitte midagi paremat, kui tulla töölt koju ja avastada, et aprikoosid on lõpuks valmis saanud. Et ma näen, et mitmed on siin ilmselt ka natuke tuule abiga hoopiski puult maha kukkunud. Tegelikult me kuskil juba nädal varem käisime siin neid vilju katsumas. Et kas juba saab võtta, aga see puu on 6 aastaga nii võimsaks kasvanud, et eks me sinna ladvale ilma redelita enam ligi ei pääse. See sort, kes siin minul Tartu koduaias kasvab, on Moskovski krupnõi. Ja tegelikult ma pean päris aus olema. Ma ei saa rääkida mingisugusest väga teadlikust sordivalikust, sellepärast, et kui mina lõpuks puukooli jõudsin ja samal aastal mul sündis ka tütar, siis kogu selles tuhinas ja eufoorias tegelikult mul ei olnudki enam mingite sortide vahel valida. Ja see oligi suhteliselt viimane istik, mis tol hooajal veel Juhani puukoolis seal müügiplatsil oli. Aga kiire otsing ja piltide vaatamine kinnitas, et see risk vast tasub ära ja võin teile kinnitada, et kindlasti tasus. Et kui te muide otsite eestikeelset materjali, et aprikoos või virsik koduaias, siis tegelikult mis te sealt leiate, ei ole just mitte nii positiivsed kogemused. Ilmselt on asi selles, et sordid on täiesti erinevad, et varasemalt, mis võib-olla olid meile kättesaadavad või olid kellelegi tutvuste järgi kättesaadavad, tõesti ei olnud meie kliimasse sobivad. Aga ma arvan, et see oligi võib-olla 6-7 aastat tagasi, kui ka meie puukoolidesse tuli valik külmakindlaid virsikuid ja ka aprikoose. Ja aprikoos on minu üks vaieldamatu lemmik. Üldse meie pere väga armastab luuviljalisi. Aga see Moskovski krupnõi, et mida ma ise, ta on siit maast ühe küpsema, mida ma ise tema puhul pean väga positiivseks ja mis mul alati rõõmu teeb, on see, et see päiksepoolsem külg, lisaks sellele oranžile küljele, mis on juba absoluutselt kaunis ja ahvatlev, siis see päiksepoolne külg värvub ka selliseks punaseks ja punatäpiliseks. Et see on lihtsalt kuskile lauale panna vaagnaga, meil keegi külas ka käib, siis lihtsalt kaovad sealt ruttu. Ja teine asi, teda on mõnus süüa, ta ei aja mingit mahla, kui näiteks autoga kuskile sõidame, võtame autosse kaasa, siis ma saan teda rahulikult süüa, ilma et ma peaks pärast salongi puhastama autos. Ja tal on see luuvili täiesti lahtine ja jumalast kuiv, nii et ka lastega on nii mõnus, et lihtsalt annad kätte ja söövad. Ja see koor on ka, et ta on selline õrnalt sametiline, aga nagu söödav on. Mina näiteks olen ise selline, ma virsikakoort absoluutselt süüa ei saa, see on lihtsalt nii, ta on lihtsalt nii, mis ta siis on, karvane ja paha. Aga sellel sordil on nii mõnus see, täiesti söödav. Ja maitse, seda on raske edasi anda, aga tõesti see on kordades parem kui see, mis me poes saame. Isegi kui see istik on puukoolides tegelikult üsna kõrbeda hinnaga, siis võrreldes nende saakidega, mis me saanud oleme, ma arvan, et ta on ennast juba mitmekordselt tagasi teeninud. Kui üldse võib niimoodi võrrelda, et mõelda palju poes umbes see kilo hind on ja mis ma siis oma koduaias saan. Ja ta on tõesti olnud lihtne kasvatada. Me ei ole teinud mingisugust põhjalikku hooldust talle just see talvisel ajal, et seda sageli kardetakse. Et loomulikult esimestel aastatel me kuhjasime siia alla, kus on ka pookekoht lund, et see külm siis sellele pooke kohale, mis on praegu siin kohas, viga ei teeks, aga sellist drastilist talvekanguga katmist meie ei ole teinud. Aga ilmselt ka seepärast on see õnnestunud, kuna me valisime selle puu kasvukoha väga teadlikult. Nagu luuviljalistel ikka, siis nad ei armasta talvist tuulekülma ja ka ilmselt tolmlemise mõttes on mõistlik, et ka vara kevadel, kuna ta on üks esimesi õitsejaid siiski ja tema õied on kaunis tagasihoidlikud, et ei tohi olla siis võib-olla nii külmade ja tuultele avatud, et tolmeldajatel oleks hea ja mõnus tulla tolmeldama. Teine asi, mis on ilmselt kõikidel luuviljalistel oluline, on see, et ei tohi jääda tüve ümber ja juurtele talvel seisvat vett. Et ma olen päris mitmeid luuviljalisi istutanud nii linna kui ka oma maakoju ja on näha, mis on istutatud madalamale kohale, siis meie talvede puhul on see liiga suur risk.
kuna siiski keset talve võib olla sula ja ka just talve teises pooles, siis see vesi jääb siia seisma ja luuviljalistele selline asi absoluutselt ei meeldi. Et see on võib-olla isegi olulisem kui see külmadele tuultele avatus. Ja mis võiks veel oluline olla, on kindlasti võra kujundamine. Et aprikoosid on küll sellised, kelle võra tuleb kujundada lahtiseks ja siin tegelikult on näha ka, et ilmselt kasvukohal teisel aastal ma olen siit latva isegi korra maha võtnud, et soodustada selle tüve harunemist. Ja siin on võib-olla just selle nurga alt on natukene näha ka, et me olemegi ta niimoodi lahtiselts võraks kujundanud ja päris teadlikult. Ja ka umbes kuskil sellise piirini, et ta ei sega muru niitmist, et see on ju ka tegelikult oluline, et aeda ikkagi saaks hooldada. Tema puhul ma teen siis suvist tagasilõikust. Ja nüüd ka, kuna need viljad siiski tegelikult, nüüd nad on hakanud järjest valmima, nad valmivad tegelikult väga lühikese aja jooksul kõik ära, et nädala pärast on see puu tühi ja viljad söödud ja siis ma teen talle ka tema tavalise suvise tagasilõikuse. Et kui teil on huvi, siis andke mulle teada, siis ma teen ka selle kohta video. Et see on selline asi küll, mis ma tegelikult olen omal käel välja uurinud ja omal käel katsetanud, kuidas seda teha. Ja ma arvan, et ma nüüd juba saan aru sellest aprikoosi hingeelust, et kuidas seda on hea teha, et tõesti saada sellist saaki. Ja saagi puhul veel, mis ikkagi on oluline, aga mis sageli just koduaedades jääb tegemata, on viljade normeerimine. Et aprikoosil on väga tagasihoidlikud õied tegelikult. Aga kui õitsemine on ikkagi lõppenud juba, siis jäävad sellised imearmsad väiksed karvased, väiksed pallikesed ehk viljaalged. Ja tegelikult ma olen igal aastal neid vähendanud, kuigi ma ikkagi näen, et ma olen jätnud liiga palju külge, et kui ma ka seda oksa vaatan, siis see koht on jäänud vahele ja kohe on näha, kui on jäänud viljad normeerimata, siis siin on selline 8 viljaga pundar, aga selliseid ilusaid vilju on siin, ütleme, et 2 tükki. Et viljade normeerimine on oluline, sest viljad, mis on liiga tihedalt, ei arene normaalselt välja. Ja tegelikult need lähevad otse komposterisse hoopis, mis on tegelikult raiskamine. Et see tundub nagu julm, eks ole, neid vilju normeerida ja ilusaid vilju ära korjata kohe peale õitsemist, aga selleks, et saada sellist ilusat suurt vilja, siis nagu siin siis tegelikult see tasub ära. Tundub julm, aga pikas perspektiivis sügiseks, kui on saagi aeg ja viljade maitsmise aeg, siis te ütlete endale aitäh, et te olete seda teinud. Nii et mina jään siin korjama, et ma natukene üritan seda kaalu nendelt okstelt vähemaks saada, mis on kasvama jäänud väga terava nurga all, et siin, kui ka tuul on, et ei oleks murdumist. Aga kindlasti, kes veel ei ole julgenud, aga on mõelnud aprikoosi aeda istutamise peale, siis ma kindlasti soovitan teil katsetada. Aga ma tean ka, ma olen aiandusgruppe jälginud ja ma tean, et on väga paljusid koduaia aednikke, kellel on ka aprikoosi kasvatamine õues hästi õnnestunud, siis tegelikult oleks hästi tore, kui te jätaksite ka mulle mõne vihje, mis teie aias hästi kasvab, sest ka minul on veel aias ruumi ja ma olen päris kindel, et ma soovin endale mõne istiku veel juurde istutada. Olen kuulnud ka kõlakaid, et on olemas Eestis olnud täitsa saada kaubandusest nektariini sorti Harko, mis on siis Kanadast pärit. Ja see, et see on Kanada sort, tegelikult vihjab natukene, et ta võiks tegelikult meie oludes ka toime tulla. Et kui kellelgi on olnud võimalik selline istik endale soetada ja ta on teile talvitunud, ma ei tea, võib-olla isegi saaki andnud, siis kindlasti ka andke mulle teada. Kui see on tõesti tõsi, siis asun mina ka otsingutele ja lihtsalt pean selle endale aeda saama katsetamiseks. Sest aiandusi tegelikult ongi üks suur katsetamine ja kui läheb hästi, siis lähebki niimoodi, et sööme Eestis aprikoose seni, kuni kõht on punnis. Nii et mina jään see veel toimetama. Loodan, et see oli teile huvitav video. Kui teil on veel huvi selle kohta, et ma võiks näidata teile, mis ma siin aias teen, siis tulge siia kanalisse tellijaks. Andke märku, mis teid huvitab, et ma hea meelega teen teile ka videoid.
aga mis seniks siis kõike head!